Teoorias võime tugevad olla, aga praktikas või siis sellises teadvustamises öeldakse Jnana Vigyana tean ja teadvustan, eks ju, kaks erinevat teadmiste tasandit, et teadvustada on nagu päris raske teatud momente, et need kaks momenti nagu elus, et see, kus ma olen, see punkt, see sumbune ilm või see mingi haigus või mingi rahapuudus või mingi solvumine, kibestumine, sellised sugulased, ühesõnaga hästi palju asju, selliseid negatiivseid asju ja sa võtad seda, raske on võtta seda, et teoorias on kerge, aga niimoodi praktikas sisemiselt alateadvusena välja, et see on armulikkus, et see on nagu õppeprogramm, et see punkt, kus ma olen, sinna ma olen ise välja jõudnud oma valikuvabaduste ja soovidega ja selles elus ja eelmistes eludes. Kõik on õiglane. Et see on nagu esimene raske punkt. Ja teine raske punkt on see, et mõista, et see, mis kõik on, kõik, mis on valu, kurbus, üksindus, iha, viha, kadedus, külluse puudus, kehaprobleemid, kõik need asjad, et seal taga on suur Jumala armastus. Et see on ka täitsa nagu skisofreeniline, võtad, mis mõttes, et need sõjad ja mingid maniakid ja ma ei tea, mis siin kõik on, seksuaalhälbed ja loomade tapmised ja liha ja kõik see, mis siin loetad, ainult keemia, metsade, põldude, maa retsimine, eks ju, õhu retsimine, kõik niimoodi võeti pikalt lugeda, et selle taga on suur armastus. Jah, et see on valikuvabaduses lubatud on mängida kuhugi maani, sest hinged on kõik võrdsed, hinged on igavesed, puhtad. Aga et õppetund saada, siis me oleme sattunud sellisesse, ma ei tea, hullumaja, haiglasse, kooli või vanglasse või ma ei tea, mis võrdlussõnu siin pühakirjad kasutavad, eks ju. Et sellise eksamineeritakse selline õppeprogramm, et kui sa, et sind nii kaua nagu kuidas öelda, nagu hea lapsevanem, hea õpetaja, nii kaua leiab nagu neid igasuguseid raskuse ja eneseületuse nagu eksamineerib meid, eks ju, kui me selle eksami ära sooritame. Kui meil teadmisi ei ole, siis me võime minna kibestumisesse ja nagu ma ütlesin, olen ka palju öelnud, et juua ennast seaks korraks, eks ju, korraks lõdestab ära. Aga reaalsus tuleb tagasi, eks ju. Et mis on nagu valesti minu teadvuses, et ma tunnen nii, eks ju. See, et ma kehaliselt juba kannatan, seda tähendab seda, et jah, et mul see hingemaailm või peenkeha ei ole nii rikas ja ma kõik olen panustanud õnne nagu selle maailma mööduvale ajutisele kahesusele ja aga seal see energeetika on selline, et seal on algus ja lõpp, eks ju, sünd, surm, vananemine, haigus, eks ju, algus ja lõpp. Isegi kui sul on kõik hästi, siis ikka tuleb nagu pikati poiss, eks ju, võtab selle lähedase inimese ära sul. Või ise lahkud enne. Et kaks põhiasja, et mõista, et selle taga on lihtsalt suur armastav range, pai ja piits, eks ju, präänik ja piits, mõlemad kogu aeg, eks ju, präänikut saab ka, aga piitsa ka, eks ju, piits käib, vaatad selles maailmas, vaatad seda oma keha kasvi, et kui palju hädas on selle kehaga, vaja vetsu minna, vaja süüa, eks ju, siis on erinevad valud, eks ju. Siis on see peenkeha veel, eks ju, solvumised, kibestumised, soovid, unistused, mis ei ole täitunud, et kus kammaia käib kogu aeg, nagu selline kannatuste rada. Ja siin on vaja siis transcendentaalset teadmisi mis seletab mulle lahti, mis on siis see kannatuste põhjus, mis on see samastamise põhjus, mis on füüsiline keha, mis on peenfüüsiline keha, mis on hing, eks ju, Sambandha Gyan jälle. Kasutan seda sõna, see algplatvormi elu lahti seletus filosoofiliselt. Et on väljapääs, see, et me kannatame, see on lihtsalt see samastamise jõud, igaüks saab aru, eks ju, et kui sa samastad ennast mingi asjaga, mingi ilusa riidega, keegi tuleb, teeb selle riidele pleki peale, siis sa tunned mingis mõttes nagu sellist valu, nagu mingit jama, eks ju. Et juba nagu mõistus häiritud, eks ju, nagu mul ostsin ka umbes, teen ka nalja vana mees, eks ju, et ostsin heleda posa, eks ju, teen seal köögis süüa, küll põll on ees, eks ju, aga ikkagi mingi kurkumm on selline plekk läheb, see kurkumm ei tule ära, eks ju. Ja siis umbes esimene päev panen selga, ostsin uue, mõtlesin, et kannan nagu heledamad riided, et see annab ka nagu sellist helgust. Ja kohe mingi plekk peale esimene kord ja siis juba mõistus korra häiritud, what the heck, nagu, et korra lähen esimest korda kööki ja kohe, juba häiritud, aga sa ei ole see pusa, eks ju, või ma ei ole see rahvus või see on kõik ajutine, eks ju, aga siin on vaja asendusainet, asendusaine on transcendentaalsed teadmised, aru saada, et sa oled igavene hing ja seda tuleb ehitada ja seda teadvustada, see on nagu pikk protsess, puhastumisprotsess, et need samastamistest välja saada, peab olema häid eeskujusi, häid juhendajaid, head pühakirjad, head transcendentaalsed teadmised,
praktika lõpuks, kui sa oma kaagutamise, targutamise tasandit lähed, hakkad praktiseerima, eks ju, nii argipäevas oma käitumise omadusi muutma ja nii edasi.